Meie eksistents saab alguse ema ihus eostudes. Seal Jumal loob meid ja annab meile elu. Kui me sünnime siia maailma, siis see on meie maise eksistentsi algus. Meile antakse nimi, isikukood ja me tähistame ülejäänud kogu oma elu seda päeva, mil me nägime ilmavalgust. Nii aga ei olnud Jumala pojaga. Tema eksisteeris palju enne, kui ta Maarja üsas pühast vaimust eostus. Palju enne, kui ta sündis Betlemas. Tema eksistents ulatus tagasi kaugele igavikulisse minevikku, mida võiksime Johannese sõnadega kirjeldada enne aegade algust. Õnneks läheme palju ülestähendusi Piiblist, mis räägivad meile Jumala pojast tema igavikulises eksisteerimises. Sellest, mida ta tegi ja milline oli tema positsioon enne, kui kohtume Jumala pojaga, kes sai endale nimeks Jeshua ben David. Kui lugeda 4 evangelisti ülestähendusi Jeesuse sünni sündmustest, siis Matteus ja Luukas alustavad lugu Jeesuse sündimusest just nii, nagu meie inimestena seda kõige paremini mõistame. Nad kirjeldavad inimesi, olukordi, poliitikat ja paiku, mis seonduvad Jeesuse sünnilooga. Kuid 4. evangelist Johannes alustab Jeesuse loo jutustamist sõnaga alguses. Sinna algusesse tahame ka meie selles episoodis suunduda. Sellepärast enne kui lähme kõndima Jeesuse jälgedesse, peame siirduma tagasi kaugele igavikulisse minevikku, et avastada, mida tegi Jeesus enne, kui ta sai ilmsiks Betlemaa laudas jõuluöösel. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Temas oli elu ja elu oli inimese valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole teda võtnud omaks. Kui võrrelda Johannese jutustust teiste evangelistidega, siis jääb paratamatult selline mulje, et Johannes on info mõttes, oma ilmutuse mõttes 3 kolleegist, kes ka evangeeliumi kirjutasid, üsna palju eespool. Ja ma arvan, et pole ka mõtet selle üle imestada, sellepärast, et Johannes oli ju see jünger, kes alati oli Jeesusele kõige lähemal. Ilmselt sai ta ka midagi enamat teada kui muud jüngrid, kes võib-olla ei olnud päris tema rinna peal, nagu meile Piibel ütleb. Johannes paneb igaviku ajajoonele maha konkreetse ajamarkeri, alguses. Inimvõimelises ajakäsitluses ei ole me suutelised igavikku hoomama. Sellepärast ütleb Johannes alguses, mis määrab ühe punkti igavikus, millest lähtudes ta alustab sündmuste kirjeldamist. Ehk siis tema alustab palju kaugemalt kui esimesed jõulud. Johannes Ristija, kes oli prohvet ja nägija, kirjeldab Jeesuse igavikulist eksistentsi nõnda. See on, kellest ma ütlesin. Pärast mind tuleb mees, kes on olnud enne mind, sest ta oli enne kui mina. Ja mina ei tundnud teda, kuid selleks, et ta saaks ilmsiks Iisraelile, olen mina tulnud veega ristima. Ja Johannes tunnistas ning ütles, ma nägin vaimust taevast alla laskuvat nagu tuvi ja jäi tema peale ja mina ei tundnud teda mitte, aga kes mind läkitas veega ristima, see ütles mulle, kelle peale sa näed vaimu alla laskuvat ja tema peale jäävat, see on, kes ristib püha vaimuga. Ja mina olen näinud ja tunnistanud, et see sinane on Jumala poeg. Sellest tekstist me järeldame seda, et Jeesus ja risti Johannes
olid sugulased küll, kuid nad ei olnud kunagi kohtunud enne seda ristimise jõe ääres kohtumist seal. Üsna tõenäoline on see, et nende perekonnad olid küll kohtunud, sellepärast et alati, kui nad läksid pühade ajal Jeruusalemma, siis üsna tõenäoliselt nad ööbisid oma sugulaste juures, nagu oli kombeks. Kuid Johannes ei kasvanud üles oma vanemate juures, vaid kõrbes, nagu seda täheldab Luuka 1. peatüki viimane salm. Kuid jätkame siit teise Johannesega, kes oli tema õpilane. Tema kirjutab oma evangeeliumites Jeesuse tulekust ja sellele eelnevatest sündmustest nõnda. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au kui isast ainusündinud poja au, täis armu ja tõde. Ükski ei ole Jumalat iialgi näinud, ainusündinud poeg, kes on isa süles, on temast kõnelnud. Jeesus sai lihaks, lihast ja luust inimeseks, nagu meie oleme. Maailm ei olnud kunagi näinud Jumalat, kes oleks täis armu ja tõde. Iisraeli arusaam hakkas vaikselt kalduma kuidagi sellesse suunda, et nende jaoks Jumala pilt hakkas muutuma kuidagi selliseks karmiks ja nagu väärastatuks, võiks isegi öelda. Kui Jeesus tuli ja ta ütles, kui te palvetate, siis ütelge isa. See oli väga revolutsiooniline ilmutus otse taevast, isa sülest. Jeesus ise aga ei kõnelenud palju oma igavikulisest eksisteerimisest, sest see ei olnud lihtsalt vajalik tema missiooni kohaselt. Tõenäoliselt kõneles ta sellest vaid oma siseringi jüngritele, kelledest üks oli Johannes. Kord tegi Jeesus siiski katset rääkida oma igavikulisest olemusest, kui ta väitles religioosse eliidiga. See aga lõppes nende aju täieliku kokkujooksmisega ja tulemuseks oli reaktsioon, mida Jeesus ei otsinud. Abraham, teie isa, hakkas rõõmutsema, et tema saab näha minu päeva ja ta nägi seda ja oli rõõmus. Siis ütlesid juudid temale, sa ei ole veel 50 aastat vana ja oled näinud Abrahami. Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et enne kui Abraham sündis, olin mina. Siis nad haarasid kive, et tema peale visata, aga Jeesus peitis enese ära ja väljus pühakojast. Jeesuse mõned jüngridki hakkasid ka nurisema selle üle, et Jeesus kõneleb liiga karme jutlusi. Kuid Jeesuse vastus nende nurisemise peale oli selline. Siis paljud tema jüngrid, kui nad seda kuulsid, ütlesid, see kõne on kõva. Kes võib seda kuulda? Aga et Jeesus iseenesest teadis, et tema jüngrid selle üle nurisesid, ütles ta neile, kas see teid pahandab? Aga mis on siis, kui te näete inimese poja üles minevat sinna, kus ta enne oli? Vaim on, kes teeb elavaks. Lihast ei ole kasu millekski. Sõnad, mis mina teile olen rääkinud, on vaim ja on elu. Aga teie seas on mõned, kes ei usu, sest Jeesus teadis algusest peale, kes need olid, kes ei uskunud ja kes see on, kes tema ära annab. Ja ta ütles, sellepärast olen ma teile ütelnud, et ükski ei või tulla minu juure, kui temale seda ei ole andnud minu isa. Sellest ajast läksid paljud tema jüngrid ära ta järelt ega kõndinud enam temaga. Jeesus tõesti läks üles oma ustavaks jäänud jüngrite nähes. Sinna, kus ta oli olnud enne, isa paremale käele. See oli koht, mida Johannes nimetab isa süleks, kus Jeesus oli olnud enne. Oma maapealse
missionile tulekuks tuli Jeesus maa peale, tegi oma töö ja siis ta läks ülesse tagasi, nii nagu ta oli tõotanud oma jüngritele. Tema oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda. Ta tuli sellesse, mis tema oma ja tema omad ei võtnud teda vastu. Kõik on loodud tema läbi ja temasse. Tema on andnud kõigele elu. Kõik, mida sa näed, mida sa kasutad, kaasa arvatud sina ja mina, me kõik kanname endas looja kuju ja looja templit. Kuid nii nagu oli siis ja nagu on ka täna, kuigi tema on iseenda omas, nii nagu Johannes kirjutab, ei võtnud tema omad, tema kätetöö teda vastu. Ma olen alati imestunud inimestest, kes võivad olla haritud, võivad olla kraadidega, kuid pigem on valmis võtma ahvi või kosmilisest massist väljunud amööbi oma eksistentsi lätteks kui Jeesust, kes neid on armastuses loonud. See infokild Jeesuse igavikulisest tööst viib aga meid kaugele tagasi Piibli esimestele lehekülgedele ja annab meile loomisprotsessi mõistmisele täiesti uue mõõtle. Alguses lõi Jumal taeva ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Seni ajani me oleme näinud Jumala loomingu juures vaid Jumala kolmainsuse kahte isikut. Jumalat isa, kes ütles sõna ja püha vaimu, kes hõljus vete kohal. Teades nüüd, et poja kaudu loodi kõik, saame kokku ühe tervikliku pildi. Ehk siis isa ütles sõna, poeg teostas ja püha vaim andis selle kõigele loomingu väe. Kas pole täiuslik loomingu harmooniline kombinatsioon ja koostöö? Kõik füüsiline ja vaimne looming, kõik, mis on maa peal ja mis on taevas, on loodud poja kaudu. Tema on kogu loodu esmasündinu, mitte esmaloodu. Jumal ei loonud endale poega, vaid sünnitas tema. Tehniliselt jääb meile arusaamatuks, kuidas see protsess võis toimuda ja see polegi oluline meile täna. Tähtis on mõista, et sünnitades anname edasi oma lastele oma geenid ja oma omadused. Me võime sünnitada vaid enda liiki elu. Siin lõpeb vaidlus sellest, kas Jeesus on Jumal. Sest kui ta on sündinud Jumala klassist, siis ta ei saagi ju olla mitte Jumal. Sellest saame jällegi väga hea ajamarkeri. Jumalale sündis poeg enne loomingu protsessi ja tema kaudu, kes oli osa Jumala olemusest, lõi Jumal kõik. Ja sina, issand, panid maale aluse ja taevad on su kätte tööd. Need hävivad, aga sina püsid. Nad kõik kuluvad nagu kuub ja sa rullid nad kokku nagu mantli, nagu kuue ja nad muudetakse, aga sina oled seesama ja sinu aastad ei lõpe. Jeesus on algusest peale igavikuline Jumal. Ta pani aluse maale ja nii nagu siin lugesime, kui see kulub, nagu me näeme, see maakera kulub, ressursid ammenduvad, siis Piibel ütleb, ta lihtsalt loob uue taeva ja uue maa.
tegelikult teeb Jumal seda selle kallal juba tegelikult praegu, kui me siin seisame, väga usinasti tööd. Ka see looming on Jeesuse käte töö, sest viimasel öösel, kui ta oli oma jüngritega koos, ütles ta nii, et ta läheb meile aset valmistama. Tema teeb sellega hetkel väga kõvasti tööd, aga meie lihtsalt seisame siin. Kolossa kiri aga lisab juurde veel ühe olulise tähenduse Jeesuse loomingu jätkust. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtav ja nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud. Kõik au on loodud tema läbi ja temasse. Ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees. Jeesus mitte ainult ei loonud kõike, vaid ta hoiab ka kõike koos, kogu seda kõiksust. Me võiksime öelda, et ta on see disainer, insener, kes lõi kõik ja nüüd valvab, et kogu see masinavärk toimiks laitmatuna. Jeesus on nähtamatu Jumala kuju, kuid seda mitte maalina, skulptuurina, kujutisena. Jeesusest ei ole meil mitte mingisugust kujutist, nagu on tolle aja suurkujudest, Rooma keisrid, Kreeka suured mõtlejad, filosoofid. Jeesus ei poseerinud skulptorile ja ta ei öelnud jüngritele, et vaadake, et igas koguduses oleks minu kuju täpne koopia. Ta ei tulnud tooma meile enda kuju, mida me võiksime kummarda, nii nagu kummardatakse paljusi muude ebajumala kujusid. Ta tuli tooma meile enda olemust. Jeesusest on tehtud väga palju kujutusi ja maale ja kõik need tegelikult on üksteisest väga erinevad. Küsime, kui pikk oli Jeesus? Kas tal oli habe? Millised näojooned tal olid? Sellest pole meile tegelikult piiblis mitte mingisugust vihjet antudki. Ta oli täpselt selline, nagu on Isa Jumal, keda meie ei näe. Ta õpetas meile täpselt sama, mida Isa Jumal oleks meile õpetanud. Ta käitus just täpselt nii, nagu Isa. Ja vastuvaieldamatu suur on Jumala kartuse saladus. Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks mõistetud vaimus, ilmunud inglitena, kuulutatud paganate seas, ustud maailmas, üles võetud ausse. Enne, kui Jeesus astus oma avalikku teenistusse, inspireeris püha vaim tuhandete aastate jooksul paljusid autoreid, kellede üleskirjutistes sai meile Jumala kirjutatud sõna, mida me täna hoiame käes. Paljud prohveti kirjad piiblist räägivad meile detailides Jeesuse sünnist, elust, tema teenistusest, tema kannatamisest ja tema ülestõusmisest väes. Kui Jeesusel oli variseeridega järjekordne väitlus, ilmutas ta neile suure saladuse, mille mõistmisel nad ikkagi kahjuks ebaõnnestusid. Te uurite pühikirju, sest te arvate enestel neis olevat igavese elu ja need on, mis tunnistavad minust. Aga vaatame nüüd piibli tekste, mis kuulutasid
ette erinevate inimeste kaudu Jeesuse tulekust. Siis ta ütles neile, need on kõned, mis ma teile rääkisin veel teie juures olles, sest kõik peab täide minema, mis on kirjutatud minu kohta Moosese käsuõpetuses ja prohveteis ja lauludes. Kõige esimene eeltähendus Jumala päästja saabumisest anti Jumala enda poolt juba esimestele inimestele peale nende patulangemist. Ja ma tõstan vihavainu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Naise seeme vihjas päästjale, kelle eksklusiivne eripära seisnes selles, et ta ei sünni mitte mehest, vaid hoopiski naisest, ehk siis ilma mehe osaluseta. See on selge vihje sellest, et päästja tuli väljaspoolt inimkonda, kuid siiski sündis naisest nagu tavaline laps ja sai inimeseks. Mao salvamine kanda vihjab haiget tegemisele, kuid mitte surmale. Jeesus salvas vanamadu saatan ristil, kuid lõpptulemuseks oli, et ta lõpetas saatana valitsuse ehk purustas tema pea, röövides temalt relvad ja tehes teda avaliku pilke aluseks. Jeesuse sünd Neitsist ja tema sünnikoht Betlem olid prohvetite kirjades ette profeteeritud nii. Aga sina, Betlem Efrata, olgugi väike, et olla Juuda tuhandete seas, sinust väljub mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kelle põlvnemine on muistsest päevist igiaegadest. See, kes sündis Betlemas, on olnud olemus juba igiaegadest. Kui me jälgime Jeesuse kasvamist, siis näeme seda, et ta hakkas tunnetama oma jumalikkust juba lapse eas, olles 12-aastasena oma perekonnaga bar mitzvat templis tähistamas. Ta ütles oma vanematele seal nii. Siis ta ütles neile, miks te mind otsite? Eks te teadnud, et ma pean olema selles, mis on mu isa oma. Aga nemad ei mõistnud seda sõna, mis ta neile rääkis. Ja ta läks ühes nendega ja tuli Natsaretti ja oli neile allaheitlik. Ja tema ema pidas kõik need sõnad oma südames. Ja Jeesus edenes tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Jeesuse elu eesmärk ei olnud meie sarnane. Meie sünnime siia maailma, et elada. Temaga sündis siia maailma, et surra. Sellepärast ongi nii palju detailselt kirjeldusi ja profeteeringuid sellest, kuidas ta sureb, kuidas ta kannatab ja kuidas ta lõpuks tõuseb üles. Kui Jeesus arreteeriti Getsemani aias, siis jooksid kõik Jeesuse jüngrid hirmunult laiali. Sakariaga kuulutas sellest 500 aastat ennem nii. Mõõk, tõuse mu karjase kallale, mu kaaslase kallale, ütleb vägede Jehova. Ma löön karjast ja lambad pillutatakse. Ma pööran oma käe karjapoiste vastu. Ristil rippudes oli tema ümber palju pilkajaid, kes naersid teda. Sõdurid heitsid liisku tema riiete üle ja lõpuks kirjeldab ka prohvet Jeesuse surma diagnoosi sellega, et tema süda lõhkes. Isegi tema viimased sõnad on 600 aastat ette profeteeritud. Ära ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi, sest abimeest ei ole. Palju värsse ümbritseb mind, Baasani sõnnid piiravad mind. Nad ajavad oma lõuad ammuli mu vastu, nagu lõvi, kes murrab ja möirgab. Ma olen välja valatud otse kui vesi ja kõik mu luudkondid on ühest ära. Mu süda on nagu vaha. Ta on sulanud mu sisikonnas. Mu ramm on kokku kuivanud nagu potitükk ja mu keel on kinni suulae küljes ning sa paned mind surmapõrmu. Jeesuse ülestõusmine surmavallast oli aga 1000 aastat ette profeteeritud. See rääkis surijast, kes esimese inimesena ei kõdune hauas ega tema hing ei jää Sheoli või surmavalda.
sest sina ei jäta mu hinges surmavalla kätte ega lase oma vagal näha kõdunemist. Kes oli siis see Jeesus, kellel oli juba minevik enne tema sündi? Jeesuse olemuse üle on ohtralt diskuteeritud. Kirik on minevikus korduvalt lõhenenud vaidluste üle, kas Jeesus oli jumalike omadustega inimene või jumal, kes sai inimeseks. Kas ta oli siis inimene või jumal? Õige vastus on, et ta oli mõlemad. 100% jumal ja 100% inimene. Jeesus oli ja on ja jääb igavesti kogu loodu alguseks ja kõige lõpetajaks. Tema on meie usu alustaja ja meie täidesaatja. Kui me vaid mõistaksime seda, et iga hingetõmme, mida me tegelikult tõmbame, iga meie südame löök, mis toimub meie sees, on kõik tema armust. Temas me oleme, liigume ja käime. Tema on meie kõik, sest ta on meid plaaninud, lasknud meid sündida ja valvab meie üle. Nende teadmistega võime astuda edasi ja alustada Jeesuse maapealsetes jälgedes kõndimisega alates Petlemma laudast kuni tühja hauani, sest nüüd mõistame Natsareti Jeesusest palju enam kui seda, mida meile räägivad ajalooraamatud.